Eesti, Läti ja Leedu kaitsevägede juhatajate kohtumist Tallinnas. Kindralmajor Aleksander Einselni poolt välja öeldud ning Läti ja Leedu kaitsevägede juhatajate heakskiidu leidnud ühise rahuvalveüksuse idee on tänaseks saavutanud laialdase poolehoiu ning seda on toetanud mitme riigi kõrgpoliitikud. Kõik maailma riigid loevad oma relvaüksuste eraldamist ÜRO rahuvalvejõudude kontingenti prestiižikaks. Samal ajal on kulutused nendele ka üheks osaks ÜRO liikmemaksust. 21. kuni 28. oktoobrini käesoleval aastal toimusid Hollandis NATO koostööprogrammi partnerlusrahu nimel Partnership for Peace raames multinatsionaalsed rahuvalvejõudude ühisõppused, millest võttis osa ka rühm Eesti Vabariigi kaitsejõudude ohvitsere. Veel varem, 1994. aasta veebruaris toimusid Lõuna-Eesti lumistel väljadel 3 Balti riigi rahuvalveväeüksuste ühisõppused, mida korrati tänavu suve troopiliselt palavatel päevadel ka Leedumaal. Nüüd on Taani teinud Leedu kõrval ka Eestile pakkumise, et alates veebruaris 1995 osaleks meie rahukaitsekompanii 32-meheline rühm Taani väeosa koosseisus ÜRO rahuvalvemissioonis Horvaatias. Balti pataljoni idee on välismaal läänes võib-olla mis me muidu läheks jälle meil kulukaks. Edasi sõjaväepolitsei väljaõppe Taanis. Sõjaväepolitsei käib kindlasti, kogu see süsteem käib kaasa selle rahuvalve. Edasi tagala väljaõppe Norras. Ja need ka, ütleme, ka ühtlasi varustus, mis sellega siit nendelt pooltelt kaasneb, nende kogu selle kompanii komplekteerimiseks, samuti ka varustus, mis me saame raskeveokite näol Inglismaalt. Nii et seda on raske hindades praegu isegi öelda, kui see ülitab muidugi mitmekordselt selle summa, mis me ise sinna järgmine aasta sisse paneme. Ja siiski, Eesti riigi reakodaniku seisukohast vaadatuna on tegemist suurte summadega. Miks siiski on vaja, et Eesti osaleks ÜRO rahuvalvejõududes? Võib-olla oleks lihtsam sulguda oma rahvuslike siseprobleemide ja majandusküsimuste lahendamisele ning jätta võõrad tülid teiste lahendada. Kindlasti meil on mõtet sellistes üritustes osaleda, sellepärast etki täiesti juba normaalne Euroopa riik oma vastutusega, oma võimalustega, mis ei ole eriti suured, kuid ma ei näe siin mingisugust vastuolu selle vahel, et meil on oma probleeme vaja lahendada ja et me samas püüame siiski olla ka seal, kus ühiste jõududega midagi väga traagilist püütakse ära hoida või leevendada. Siin on meil ka oma kohustused ja üldse mulle tundub, et me oleme ehk jõudmas ikkagi sinnamaani, kus ka võõrad mured meile korda lähevad. Maailm, eriti aga Euroopa, on muutunud 20. sajandi lõpus väikeseks. Kui Bosnias sõditakse või kui Horvaatias uuesti tulistama hakatakse, siis kostab sealne relvade tärin meie kõikide kodudesse. Me tsiteerime tihti mõnuga rahvusvahelistel koosistumistel maailma tipp-poliitikute poolt öeldud, et vabade ja stabiilsete Balti riikideta ei saa olla stabiilset Euroopat. Aga kas Euroopa saab olla stabiilne, kui ühes tema tundlikumas osas Balkanil sõditakse? Mis siiski toimub praegu Horvaatias, kuhu 32 Eesti meest peaksid Tanbati koosseisus veebruarikuus 1995 minema rahu kaitsma? Ja nagu viimased uudised räägivad, tahetakse Eesti ja Läti ja Leedu poisse saata. Pärast pooleaastast missiooniga kõik tervelt tagasi tuleksid, on tugev ettevalmistus. Nagu eelpool juba öeldi, on NATO riigid koostööprogrammi Partnership for Peace ehk partnerlusrahu nimel raames võtnud Balti ja teiste Ida-Euroopa maade rahuvalvajate väljaõppe oma hoole alla. 1994. aasta oktoobrikuu lõpus käis rühm Eesti ohvitsere Hollandis, kus toimusid väljaõppused 12 riigi rahuvalvejõudude sõjaväelastele. Hollandi õppus oli ainulaadne selle poolest, et see oli NATO poolt korraldatud ja ta oli korraldatud programmi rahupartnerlus raames. Eesti rühm oli rahvusvahelises kompaniis, kus oli 4 rühma, peale meie oli veel USA rühm, Kanada rühm ja Saksa rühm ja kompanii ülemaks oli siis Saksa kompanii ülem. Nii et see oli Eestile esimene osalemine NATO rahuvalvealastel õppustel. Rühma see kogemus, mis rühm seal sai, see oli väga hea. Ja
eriti just sellepärast, et situatsioon oli väga reaalne ja mida märkisid ära kõik õppustel osalejad, oli see, et need rollitäitjad, kohalike vainu poolt esindajad, need olid väga head. Katkestame siin hetkeks major Lanemanni, et kommenteerida pilti, mida te praegu näete. Tegemist ei ole päris haavatutega. Õppused on siiski teatud piirini mäng ja lahingumoonaga inimeste pihta seal ei tulistata. Mõne teatri näitlejad võiksid aga tavaliste Hollandi sõjaväelaste oskust oma rolli sisse elada tõsiselt kadestada. Alar Lanemanni sõnul tekitati õppustel osalejatele keerulisi ja kiiret reageerimist nõudvaid situatsioone väga ootamatult ning eri rahvustest sõjamehed, sealhulgas ka eestlased, võtsid oma ülesandeid väga tõsiselt. Skeem oli selline, et praktiline õppus oli jaotatud nagu 2 osaks. Tutvumisprogramm, kus tutvusime siis Hollandi armee tehnikaga, mida me saame kasutada relvadega ja nii edasi. Ja see kestis 3 päeva. Ja siis oli 4 päeva oli puhtalt taktikaline õppus. Ja see oli niimoodi korraldatud, iga päev oli 1 töökoht. Kompanii laagrivalve, siis lahingkursus, mis oli väga raske füüsiliselt ja väga, väga kasulik. Siis oli turvalakaitse ja konvoeerimine, eskortide konvoide saatmine ja näiteks VIP-ide kohtumise korraldamine sõjatingimustes. Ja siin oli selline huvitav detail. Kuna meil rühm koosnes ohvitseridest, kes oli erinevatest teenistuskohtadest, meil ei olnud mingit koostööd enne. Me saime väga lühikest aega harjutada. Ja seepärast meil oli tegemist nagu rühmaga, mis ei ole nagu rühm, vaid on 30 ohvitseri. Ja me kartsime, et tuleb probleeme sellest, kuna just seal oli meeskonnatöö väga oluline. Aga ma pean ütlema, et oli võimalus võrrelda reaalselt. Ja mitte enesekiitusena, vaid see oli tõesti nii, mehed tegid väga hea töö. Mille poolest nüüd erineb siis rahuvalvesõduri väljaõppe tavalise sõduri väljaõppest või tavalise lahingohvitseri väljaõppest? No ma arvan, et siin kõige raskem küsimus on psühholoogiline ettevalmistus, korralik psühholoogiline ettevalmistus. Lahingusõdur peab ju igas situatsioonis olema valmis ennast kaitsma ja hävitama vaenlast. Aga rahuvalvaja on vainupoolte vahel, ta peab olema väljapaistev. Nii et just see psühholoogiline ettevalmistus peab olema erinev. Panna ennast rinnaga nii-öelda relvade vastu? Jah, ja hoida ära just, milleks ongi rahuvalvaja, et ta hoiab rahu seal. Takistab neid konfliktsituatsioone, mis võivad tekkida ja see on üldiselt küllaltki raske. Just psühholoogiliselt, ma ütlen. Inimene ise mingis ohutingimuses ta instinktiivselt ennast peidab, aga rahuvalve ei tohi ennast peita, ta peab ennast näitama. Siin on terve NATO filosoofia võib-olla on selles asjas sees, sest ehkki rahuvalve otseselt ja NATO on omavahel seotud, tundub esimesel pilul kuidagi kaudselt. Tegelikult on ju NATO filosoofia olnud alates 90 aastast peale niisugune, millest millegipärast meie naabrid ja venelased aru ei saa. Ja see filosoofia on olnud niisugune, et sõdur võitleja muutub sõduriks kaitsjaks. Ja selle filosoofia alusel püütakse toimida. Ja kui mõelda üldse NATO niisugust tagapõhja kogu nende aastate jooksul, ma olen täiesti kindel, et mitu Euroopa riiki oleks omavahel kaklema läinud, kui nad poleks NATO liikmed olnud. Ja ma ütlesin just nimelt Euroopa riiki, sest NATO sees olevad üks Euroopa ja üks Aasia riik omavahel on tülis. Ometi on NATO olnud selle tüli laienemise ära hoidja. Nii et siin on NATO on justkui sellise hea jõusündroom peab saama NATOs aluseks ja see on ka üks osa, see rahuvalve osalemine sellest samast selle hea jõu niisugust sündroomist ja meile on ta muidugi väga oluline, ehkki räägitakse, et ütleme võitlemine, kui me peame ennast kaitsma, siiski see kaitsmine on midagi muud kui rahuvalve. Ei, me saame siiski kogu... Sõltub suurel määral ilmselt sellest, kuidas meisse suhtuvad lääneriigid, eeskätt NATO maad. See, et kõik endised Nõukogude Liidu satelliitriigid Ida-Euroopas, sealhulgas 3 Balti riiki, pürgivad ebastabiilset Venemaad kartes NATO kaitsva vihmavarju alla, on üldteada fakt. NATOs endas jätkub tänu Venemaa survele teatud kõhklev hoiak ning seda just ja eriti Balti riikide osas. Kas osalemine ÜRO ja NATO koostööprogrammi Partnership for Peace rahuvalvejõududes aitab Eestil kindlustada ka oma julgeolekut? Kas see aitab meid NATO kaitsva vihmavarju alla? See Venemaa küsimus just
on praegu selles NATO laienemises esimene piir. Kui Venemaal ei oleks tuumarelva, siis oleks. Ja kui NATO on mehhanismina, mis valmistab ette, sillutab teed, korraldab Ida-Euroopa riikide teed NATOsse välja pakkunud rahupartnerluse programmi, siis me selles ka aktiivselt osaleme. See ei ole meie jaoks mingisugune krutski või mingisugune nipp kuskilt kõrvalt ligi hiilida NATOle. Meie kurss NATOga lähenemisele on olnud selge ja meie jaoks rahupartnerlus on olnud just see vahend, millega harjutatakse koos tegutsemist, lähendatakse omavahel erinevaid struktuure, ühe sõnaga, mis sillutab teed, valmistab ette meie lähenemist NATOga kuni siis täisliikmeks saamiseni ehk välja. On hea meel kogeda Eesti kaitse- ja välispoliitikaga tegelevate inimeste üksmeelt ja vaadete sarnasust meie riigi julgeoleku küsimustes. Paraku ei saa kõik poliitikud, sealhulgas ka hulk Riigikogu saadikuid aru, et meie rahvuslik julgeolek peaks seisma kõikidest muudest küsimustest eespool. Pole ju mõtet arendada majandust ja koguda varandusi vallutajale röövimiseks või barbaritele purustamiseks. Saates oma rahuvalvajad Taani pataljoni koosseisus Horvaatiasse täitma Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni missiooni, kaitseme me kaudselt ka Eesti riigi julgeolekut.